vaadatakse, seal on veel mingi arbimine, see on mingi selline asi, millega sa oled nagu for sure võidad, sa ei pea seda mängu jagama, sa pead lihtsalt neid protsente nagu, kuna erinevad bookid pakuvad erinevaid protsente, sa saad mõlema poole peale kuidagi panustada niimoodi, et sa lõpus toodad nagu mingit väikest profitit. Arbitraaži tehakse, jah? Ja võt mingi selline asi ja siis sellega on, ilge jama on sellega, aga on võimalik teenida küll. Tean mõnda inimest. Mina tean. Ma tean ka. Aga ta ei tee seda, või võib-olla teeb ka seda sama asja, mis te just ütlesid, aga krooni ajal ta teenis juba mingi epic summasi, mingi paarkümmend tonni kuus vähemalt. Ta saab enda kontoga mängida kogu aeg, kui peab mingi sõprade tegema. Paar tuhat euri, 1500 euri. Ja see oli krooni ajal. No ma räägin, et siis ongi praegu 1500 euri. No pigem umbes 30 tonni teenis, siis umbes 3 kilo euri umbes. No jah, kui see niimoodi see, palju seda raha eest osta saab, mõtled, siis jah. Parim spordiala, mille peale panustada on tennis, seal ei saa vikki jääda. Jah, seal ei ole seda pilti. Et korvpall on, või see jalgpall on paha ja no kossu siis aga. Ma tean, üks sõber, mul oli see ranna võrkpalli peale panust kogu aeg. Seal tulid head riidid paigas. Läks vigastas ära mingi venna asja. Riidid paigas, vaata lööd vigaseks vennad. Tead, kus vennad elavad, lähed häiritöö siin nii. Laseb magada. Jah. Ma kindlasti. Väikse etsi saavutada. Ikka. No, aga vaatame. Näete pilti ka, jah? Jah. Kümned. Jõu. Neid nüüd jämmida ka 22 pp-ga või? Ei, mis asja, nats ju, reis koolime ikka ju. Me tahame varastada sellest äkkiga nii palju ju. Jah. All in. All in. Siin jämmid võib-olla on mingisuguseid kõige väiksemaid poketid. Jammiks mingi 5, 6, 4. Jah, just selle pärast, et ei taha kooli saada. Aga see, et Törni kindlalt jammi juba, vahet ei ole. Ma ei usu, ta bluffib nii riverit ja tal on nii palju asju, mis koolivad su jammi. Ma ei usu, ta foldib midagi, kui tal on midagi. Kahed paarid ja siis. Ja mingi mõtt, ma ei tea, Ass-Boys, ma ei tea, mida ta liidib, see ütles mingi kunn 4 ruutud või ma ei tea. No igastahes jammime sellest, et meil on põhimõtteliselt sama beton järgi ainult. Jah. No ma kooliks ikka ära, vahet ei ole. Ma ikka ei kooli. Jaa, ma ei... Okei. No jammi törni juba, sellepärast ongi just siukse asja pärast just, no. Sul on veel ise kui rondada see kunn poiss, siis no vahet ei ole, sul on ikka equitid sul, aga sul on ainult üks käsi, mis siin piidib. Aga tal võib olla seal mingi, ei tea, 41-10 vend, S4 võib tal olla seal. Nüüd äkki ta jammis mingit Ass-Boys'i riveris for value lihtsalt, ta vaatas, et mul on 2 paari või. Ma ei tea. Siuke vend, ma ei tea, jammi törni, tee endal elu lihtsaks, ta niikuinii ei foldi midagi selle ära. Sul ei ole mõtet koolida seda, no. Kui tal on tal see käsi, siis kunn poiss siuksele vennale, siis no palju õnne talle, siis läheme pasti ära. Okei. Sul ei ole mõtet koolida sellest enam. Oleks sust äkki rohkem taga, siis ma kooliks, jah. Aga ma ikka võib-olla tahaks siukse venna vastu reisida, sest on nii palju muid asju ka peale kunn poisis. Mingi väga karvane huudri. Kuidas sa luudi paikasid endal? Kui vahest 6 pealt 10 peale läheb, siis korraks paned show hard, võtad korraks ära ja paned tagasi, ta läheb tagasi. Mis huud see on? Ise tegid selle? Ma ise tegin, jah. Mul see need näitajad panin siia alla selle faili ka, mis siin nagu on. Okei. Mis vahe on 3-betil ja 3-bet stiilil? 3-bet, see on 3-bet total nagu kõik 3-betid kokku igast positsioonist. Aga 3-bet stiil on ainult cut-offi buttoni ja SEB vastu. Nagu blindidelt? Blindidelt põhimõtteliselt.
jah. 3-bet stiil, 3-bet brieflop, jah. Miks sul siuksed statsid uudis on nagu limp fold ja? Nii palju limbitakse, et paljud, mõned on sellised, kes limbivad ja foldivad kõik ära kogu aeg, et mõned on, kes limbivad ja reisivad ja ma arvan, see on okei. Okei, ma ei tea. Madalate limiitidel tuleb seda limpimist nii palju kogu aeg. No seal madalatel võid for value mängida nii enti. Sa ei pea seal hakkama nende mingit limping range'i nagu lahti murdma, lihtsalt mängi enda kätte. Ma arvan, et sul on nii palju lihtsam nende elu. Ja sa prindid sellega palju rohkem, kui sa hakkad üritama mingid endasi üle mängima. Lihtsalt kui sul ei ole, siis tšeki ja kui sul on, siis peti ja lihtne mäng. Ära mõtle, et keegi umbes lauas saab aru sellest, et sa tšekid siis, kui sul ei ole ja sa petid siis, kui sul on. Petid kõik siis, kui ei ole. No jah, kas petid ühe korra, et? Jah. Ühes mõttes, et sa ei hakka nagu mingit päreldama ega midagi. Kas see oli 1-2 ja 2-3 või? Jah. Sa võid vettid ikka seda floppi. Ta on nii palju asju, mis võivad floatida siin talle, mis koolivad mingi 8, 9, 10, 7, 6, 5. Ta võib isegi koolida seal mingi SX-iga näiteks, S5 suite, mingi S-poiss, S-mutt, lihtsalt floatib siin. Vaatab, et okei, kunn on laual, aga vaatan törni ka veel, saad väluta, kõik halvemad kunnid on tal käes veel. Okei, et nii kuiva floppi võib siibettida? Muidugi. Peab lausa. Peab lausa, okei. Ma ei tea, ma arvan küll. Miks sa peaks siis midagi tšekkima üldse? Ma arvan ka. Miks üldse ühtegi enda kätt siin tšekkida tahaks? Jah, selle mõtlen just seda asja. Et kui meil ei ole, siis ma tahan, et ta viskaks ära ja kui meil on, ma ei tea, siis me lihtsalt peame sellest, et me nii petime siin alati. Ja pluss tal võivad nii palju muid käsi olla, mis koolivad niikuinii. Jah. Kui ta on see kunn poiss näiteks, sa lihtsalt kaotad väljut. Näiteks flopi kaotad näiteks päris suure panga võid kaotada. Kui sa ei peti floppi, siis sa saad 2 tänavut ainult sama hästi, kui sa saaksid näiteks turnis ja riveris palju suuremad petid teha juba, siis pluss veel flopi panus. Mingid vennad ei foldi siuksel boardil mingi, nad ei peakski foldi mingi 10 poiss ruutus ja siukseid asju ka. Nad lihtsalt koolivad, floodivad, vaatavad, mis saab. Okei. Et see kuivade floppide tšekkimine tuleks nagu ära lõpetada. Ma ei tea, mille pärast tihti tšekin niiviisi. Ma ikka petin, tahan välut saada ikka. Kui neil on midagi, sa maksavad ja kui neil ole, siis vahet ei ole. Ja lihtsalt ma arvan, et me kaotame sellega palju rohkem välut, kui neil on midagi ja me ei peti ja nad otsustavad ka tšekkida. Sellest, et ma ei usu, et keegi, okei, kui sul on mingi kindel riid, et kui sa tšekid ja vastane hakkab 100% alati bluffima ja siis muidugi tšeki, aga nagu üldiselt kui mul mingit riidi ei oleks, siis ma ikka petiks alati ja loodaks, et ta koolib lihtsalt ja ta on midagi. Või ta otsustab lihtsalt lootida. No foldiks ära. Piidi midagi on siin. Ma ei usu ka, et siuke vend bluffib seal. Jah, 13-8. Eriti siukse saisiga. Kosmonaut. Nimi jõua, kosmonaut. 69 ka, mingi siuke natuke pervo vend. Tal veel kindlasti koolida. Ja, pervodel ikka meeldib. Igast puldi teha. No teeme 69, kui ta tahab hakkama pettima. Jah, petiks mingi 4 kilo ja kooliks jammi ära. Kui ta otsustab jammida. Lihtsalt 4 kilo sellepärast, et tal mingi poiss 10 ja poiss X, mis võivad törni veel koolida, aga siis kui me riverisse ei pingi, siis meil on fold equititel, kui me 5 kilo jammime. Aga kui ta jammib 5 kilo, kui ta jammib törni, siis me foldime, sest me tähendab koolime. Ja nagu selles vahet ei ole, aga lihtsalt kui ta otsustab törni koolida, siis meil on riveris mingi fold equity ka veel.
et teeks mingi 4 kilo törni, jah. Loodan, et sa pettisid seda. Oi, liiga väike. Rohkem ikka, sa tahad ära commit'id ennast kohe näidata, et sa commit'id. Näppab koolima igal juhul. Jah, sakib, aga mulle meeldiks siis rohkem, kui sul oleks 4 kilo. Praegu sa jätsid endale 7 kilo taha, nii et sa võid kuradi foldida ka veel, aga... No, kui sa 4 kilot teed, see fold läheb kuhugi enam siit käest. No, praegu on nagu see awkward spot, sul jääb, kui sa foldid, sul jääb kuradi päris solid stack jääb alles tegelikult. Aga kui sa 4 kilo teed, siis on juba fine koolida rohkem. Praegu peab siis sul ei lähe nii palju equitit vaja. Praegu sa koolid 7 kilo, kurat, see on päris palju reis. Ma leiaks praegu küll foldi üles, kui ma nii vähe oleks pettinud. Ma arvan ka, ma leiaks ka praegu foldi üles. Seepärast ma ei tahagi petti nii vähe. Ja, muidugi, sellest ma tahaks ka suurelt, et annaks talle mõista, et kui tahad... Et neid foldina? Jah, praegu ta mõtleb äkki julgeb bluffida võib-olla. Ma ei tea, no see on aga jah, mõttetu. Ja peti suuremat tee endale elu lihtsaks seal. Sa tahad ju mingite kätega suuremat ka pettida. Väljukäega on kohe päris palju protectionit ju. Jah, sa tahad ju settidega suured pettida 2 paariga. Enda reaga näiteks, kui sul on muts 10 näiteks. Kui sul on näiteks kunn X näiteks. Ma ei tea, kas sa kunn 10 tahad seal kunn 10 ohvi Järtu kunniga. Aga no anyway, igastades peti suuremalt, tee endale elu lihtsaks ja kui ta sobeb, siis saad kohe ära koolida. Aga praegu sa, ma ei tea, ma arvan, saad foldida isegi veel. Ja ma arvan, see oli iga. Ei, ma arvan, see oli iga, saisis oli iga lihtsalt. Jah, aga sellest... Marpett on hea, aga saisis iga. No nii. No siit vist ei saa midagi head tulla. Ahah, nüüd ma tahaks juba pettida 2400. Nüüd oleks okei stabida, kuna ta tšekis. Jah, siis tal on poiss X suht likely seal. Kui me tahame teda maha saada, me peame pettima 2 korda hästi suured. Loodan, et sa ei peti mingi 1400 seal või 1200. Jah. Oota, ma panen... No see oleks nagu halb. Seepärast, et siis sa ei saa nagu riveris suurt petti teha ja sa ei saa teda poisi pealt maha. Aga kui sa teed 2400 siin ja mingi 6800 riveris, ma arvan, et sa saad ta poisi pealt maha. Ta alati mõtle, mis käsi sa targetid nagu enda petiga ja mis saisi sa valima pead ja mis saiside peale ta võiks foldida need käed näiteks või nagu kui sul on väljukäsi, et mis saisi ta võiks koolida. Et sa pead alati nagu mõtlema, et no mis käed tal on, et selle järgi vastavalt saisida ja board texture'it ja mis sinu range seal on. Sul võib igast flush throw's asju olla seal. Nii et ma saiks selle pärast suuremat juba. Kui risti tuleb, saad risti bluffida. Aga siis nagu kuningatel tõenäoliselt ei ole seda ta petiks, troosid ta ka petiks. Jah, äss mutti ta petiks, äss 10 ta petiks. Et tal on poiss X või mingi pocket 9, pocket 10. Midagi sellist. No midagi nõrka, no. Mitte midagi tugevat. Et siin peaks siis töönis panema 2 suurt pett, et kuna mul nüüd equitit tuli ka selle tööniga juurde, et nüüd oleks nagu mõistik. Jah, muidu ma annaks alla. Kui tšuke törn tuli, siis ma kindlasti petiks suured. Bot size'i põhimõtteliselt on tsipa vähem. Aga põhimõtteliselt bot size 2400. Mar check on halb. Sa ei taha check hoolida seal. Sul elu sakib, kui sa check hoolid. Mis sa teed? Sa check hoolid enne, kuidas sa väljud saad riveris. Sa ei võida seda botti ju. Sellest, kui sa hiti midagi just. Ja väga suure tõen, nagu sul 3 ja 6 ka ei ole head kaardid, et sa tõmbad käinud 2 või 7. Jah. Check reisi tegin. Ma ei tea. No jah. No see on parem kui check call, ma arvan, aga Mart liidimine on veel parem. Sellest, et alati ta ei peti seda törni. Ja siis, kui sa läheb check törni, siis riveris sa nii võida seda botti, kui sa hiti midagi just enda nagu gin kaarti. Ma arvan, kui seda kätt tahaks võita tihti, siis ma arvan, peaks tegema 2 suurt petti. Et teda poiss X-ilt maha saada. Alati võib-olla ei saa teda maha, aga siis vähemalt me andsime endast parivad.
Check race'iga saaks nagu rohkem maha, check race nagu näeks tugevam välja, ei ole? ei no, ta ei peti seda turni alati. Check, on ju, jah. Mida sa ise check race'id siin nagu? Mida sa expect'id, et ta petib turni? Miks sa üldse expect'id, et ta petib sul midagi, kui ta flopi otsustas checkida? Ja miks sa peaksid Pocket 4-si checkima, kui sa tead, et tal võib Poise X olla seal ja sa tahad pettida, et väljut saada Poise X-iga? Või kunn näiteks, sul on kunn näiteks, miks sa peaksid kunni pettima? Või tähendab checkima, sorry. No, et ma nagu ei esinda midagi selle check race'iga, jah? Ma arvan küll ja ma arvan, et sa petiga esindab palju rohkem kui check race'iga. No ma ei tea nüüd, mida sa esindad, sa küsi enda käest ja siis kas sa, noh, sa esindad mingi väga tugevat kätt, ma ei tea, Pocket 5. Noh, ma arvan, et sa pead all in panema siin. Kui sa tahad seda kätt võita. Aga ma ei tea, kas ta isegi all inni peale foldib selle poisi ära seal praegu sellise liini peale. Okei, no ja enne kui sa nagu mingit liini võtad, siis mõtle alati nagu, et nagu, mis info sul on, et ta flopi ei pettinud, okei, järelikult tal ässmutti ei ole, nagu sa mingid käed saad ära elimineerida kohe seal. Ja nagu, kui sa küsid enda käest, et nagu, mis käsi ta selle flopil tšekib, kas ta 2 paari tšekib, ei, kas ta set tšekib, ei, seal on flash draw laual, Broadway on laual. Kui ta tšekib, siis tal on mingi nõrk käsi, suure tõenäosusega, mingi poiss, mutt, äss, poiss. Pocket 9, Pocket mutid, noh, midagi sellist, mitte midagi tugevat, ma arvan, et ta kunni kardab veits enamus ajast, okei, ta mingi aeg võib seal kunn ja Pocket poisse tšekkida ka, aga. Nii et parem oleks olnud Turni suur liid ja Riveri suur liid, ja. Siis ta juba siin... Panna nagu max pressure Poise X-ile ja nagu mingite nõrkadele showdown mälu kätel. Mis ei ole nagu kunn X. Okei, siis selline natukene wet board ja kui ta tšekib, siis võib out of position Turni ja Riveri hakata suruma, ja. Kui vähegi... Jätib range ära, vaata. Tema range on nagu capped kohe, sa võid tugevad käed kohe ära võtta sealt. Aga kui on tribe... Või no selles mõttes siis pigem mitte nii teha, kui triboardil niiviisi tšekib tagasi. Ja no siin limiidis ma arvan, et siin tähendab see check nõrkust, ma arvan, et nagu suurtematel turniiridel inimesed võivad meelega ka enda range ära käppida, sellest nad teavad, et sinu big blind defend range on nagu nii wide, siis nad ei pea seda enda kunni pettima. Nad tšekivad enda kunni ka seal järgi. Aga no madalal ma arvan, et inimesed alati petivad kunni, sest vaatavad, et flash draw on laual ja mingi reatõmbed ja et nagu siin petitakse alati kunni, aga noh, kui siit sellest perspektiivist vaadata, siis nagu bet turn suurelt ja bet rivel suurelt, et panna maximum pressure Poise X-ile tema nõrgale range'ile. Okei. Kui ta avab small blindi pealt 53%. Alati avab 3 X-i. Või no vahet ei ole, me koolime, me hakkame bluffima seda kätt. Me koolime lihtsalt seda käega. Mängime positsiooni spottidest. Et siin 3 bet ei ole hea mõte. Ma ei tea. Ma ei ütle, et see nagu halb on, aga ma tahaks koolida seda. Antesi ka ei ole. Ja see halb kindlasti ei ole. Aga mina kooliks. Sa võid 3 bet liini ka võtta muidugi. Aga positsioonist ma tahaks koolida hästi palju käsi. Avaks ta buttonit näiteks, siis ma 3 betiks. Aga kui ta buttonit 3x avab, siis jällegi ma ei tea, kas ta avab kogu aeg 3x ja noh, igast siuksed väiksed asjad. Ma ei tea, ta varem küll 4 betinud ei ole.
kui vahet ei ole, see käsi läheb foldi. ja sellepärast ma ka ei tahaks kolm, nagu kui ta avab 3x-i, ma ei tahaks nagu 3 bettida ilma infota, antesi midagi ei ole. kui ma tean, et ta kogu aeg 3x avab, siis noh, siis ma ikka kooliks, ma ei tahaks üldse 3 bettida seda kätt seal positsioonist. me saame ju üle mängida alati, me ei pea hittima midagi alati. muidugi siis läheb raskelt, kui ta teeb mingi 900 pre juba flopis kohe 2 kilo. No tonni 800. Siis pole midagi teha, aga noh. Siin on liid parem või? Ei, tšekk on jah. Tšekk on jah. Muidugi. No nüüd ma juba liidiks, kellegi võib poiss X olla, flash draw. Paks suuremalt veits, mingi tonn 500, tonn 600, sest et kui kellegi on midagi, siis nad koolivad suurema beti ka. Kui neil ei ole, siis nad nii foldi ju. Nüüd ma tšekiks. Sest et ta poissi ise petiks ja paare petiks poiss seda petib niikuinii ja kui tal busted flash draw on ta niikuinii kooli ja kui ta poiss X-i petib, siis me saame check raise all inni teha. Me saame terve stacki seal. Aga praegu ta lihtsalt koolib selle 4.800, kui ta poiss X on. Aga kui ta poiss X on, siis ta petib ise ja me saame check raise all inni teha seal. Me saame terve stacki siis. Ja kui tal on busted flash draw, ta niikuinii kooli sind, vahet ei ole. Aga ta võib bluffida seda, eks? Ja ma ei tea, kas ta bluffib seda, aga ta alati võib, aga noh. Ma üldiselt arvan, et inimesed väga ei bluffi seda kaarti, aga lihtsalt ma arvan, kui ta poiss X on, me saame terve stacki seal, kui me tšekime. Okay. Ma anname lihtsalt võimaluse endale terve stack saada seal, selle asemel, et 4000 saada. Rohkem. Siin peaks rohkem vist pettima, jah. Suurema sasing. Sellepärast, et su, noh, kui sa C-betid seda boardi, siis sul midagi on niikuinii ja sa võid terve enda range'iga suuremalt minna, millega sa otsustad C-betida. Sest, et sa ei C-beti seda boardi ju, ma ei tea. Queen mutiga. Ikka petiks. Ikka petiks. Või jah, et see töör läheb tšekk, tal on nii palju mingid poiss 10 olla ja mingid asju, mis on nagu suurema flash draw'ga näiteks. Ma ei tea, kas ta väga tihti ongi seal, mingi kunn 9 näiteks, risti kunniga, mida otsustas pre-koolida võib-olla, siuke vend vabalt võib koolida. Lihtsalt petiks for value seal törnis. Nii palju asju, millelt mälud saame seal. Ja juhul, kui me olemegi beat, siis meil on alati equity't improve imiseks. No just veel see, et kui me nüüd improve'ime full house, et kas ta riverib petib poiss X-iga, ma ei usu, et ta riverib petib poiss X-iga enam. Aga näiteks kui me petime törni ja tal on poiss 10, ta kolib törni ja river tuleb 6, siis me saame ise veel petida ühe tänava. Aga praegu ta võib checklist minna ja liidida, ma ei tea, ka awkward. Nojah, poissi ta ei pet, nojah. Yeah, all in, kõik. I play all. Yeah. Bet turn, jah. Lihtsalt nii palju asju, mille pälud saad ja ma usun, et sa reisi saad väga tihti selle turnil ka. Ja su käsi, noh, saad kätelt, mingitel kätelt saad pälud, mis võivad törni järgi tšekkida, lihtsalt annab tasuta kaardini riverisse. Nüüd ainuke asi, mis kokku tuli, oli mutt 10 ja flash. Aga kui siuke vend koolib seal, siis ma arvan, et tal võib igast muid asju olla. Kas või isegi mingi S7. Tal on mingi open-ender flopis ja otsustab törni järgi tšekkida. Annad riverist tasuta kaardid alla, aga ta näiteks samast ta kooliks su peti võib-olla. Kui tal on näiteks, ma ei tea, no risti ässaga kindlasti, aga näiteks, ma ei tea, risti 7, kes vaatab, ta on open ender ja flash draw ja davai, vaatan. Ma ei tea.
Buttonist avab 71%. Selle size'iga ka ja siukse stackiga. Seda ma ei tea. Ja, ei tea. On 48 kätt mänginud ta vastu. Ma ei tea. Ma foldiks ära. Ilma infot ma foldiks ära lihtsalt, kuigi ega... Kuigi ma ei tea, kas on nagu optimaalne, aga riidles ma arvan, foldin ära, ma arvan, ma saan parema spoti kuskil. Aga kui sa tead, et ta seal Minres foldib siukse stack size'iga, siukse size'iga, siis sa võid jammida. Pigem just, et tal ainult 12 PB-d järel on, et tõenäoliselt kehva käega seda ei tee. No kui mul infot ei ole, siis ma ei eeldaks, et ta teeb seda kehva käega. Aga kui mul infot on, et ta kogu aeg paneb niimoodi, siis ma ikka jammiks. Aga kui mul ei ole infot, siis ma foldin. Nashi järgi paneb lihtsalt jammi, siis peab ikka koolima kõik ässad. Jah. Aga jah, see 2,5 X on ka. Checkime. Aga jah. No see on nüüd selline board, kus on check nagu fine siis. Siukse venna vastu küll, jah. Ta defendib big blind'i ka, jah. See ei ole siin boardis, ei ole oluline, see on kelle vastu sa check... Kui oleks mingi buttoni vastu, ma küll ei checkiksin või siukse venda vastu. Okei. Ei, mitte just see vend ma ei mõtle oluline. Buttoni range'i vastu ma ei checkiksin. Siis tal tahaks välut ikka saada mingit asjadelt. Aga big blindil ei ole neid käsi eriti, milles saada välut. All in! Ei pane ikka kohe sisse ära kõik. See näeb nii kahtlane, nii tugev välja. Pane ikka kohe kõik sisse ära. Ma oleks kohe, noh. Sa nii loodad, et tal on seal S7 või S9 või S2, nii et... Või mingi S10, millega ta otsustas riverit välu pettida. S-Boys näiteks, flash draw missis. Et jam ise riverit, ära tee siukest gay size'i, sa jätad lihtsalt 30 kilo lauale siin. Ja see on päris palju, mingi 8 pp-d, 7 või 7, 6,5, 7 pp-d, 7 pp-d vist või, arvutan hästi või, 7,5. Nii et kahe paariga teeks ta samamoodi, okei. Kui ta oleks endal on S7, S9. S2. Mõtlesingi, miks sa liidma S2-st. Ma EP avani, siis ta hakkab liidima tööni river. Ja ta võib just arvata, et sul, kui sa flopi tšekid, et sul ei pruugi S olla, et sul võib olla mingi mutt X, mutt 10 ja mutt kunn ja mutt poiss. Et ta võib enda S-a välu pettida ka riveris nii suurelt ja S10 ja S-poissi seal. Kui ta eeldab, et sa alati enda S-a C-betid seal boardil. Sellest flash draw missi see tema range'is võib flash draw's olla ja Broadway'si ja sa võid hero koolida seal mutt X-iga. Ta võib shitemat ässa ka välu pettida seal, aga siis sellepärast jammikski riveritis. Et kui tal on see parem käsi kui sul, siis nagu noh, siis tal on. Aga lihtsalt, et ma arvan, kui tal on mingid käed, mis koolivad su selle 70 kilo, aga 70 kilo näeb nii tugev välja ka jällegi. Noh. Jammi siis juba? See oleks pidanud jah. Me saame vaadata, seest peab vaatama seda vist. Koolime ära ju. Suited ju. Kindel kool. Muidugi, suited. Kindel kool jah. Muidugi. Jah. Ma arvan, et ma foldisin ära. Ei!
ei, see on call kindlalt. Ma ei tea, võib-olla bubble aeg, võib-olla ainult ma suudaks seda foldida. No satikas sa võid ka foldida sellega. Mitte tavaturkal. Ei, tavaturkal, direkt bubble aeg. Aga siis, jah? Jah. No see on ainuke kord koht vist. Ka timebank'iks tuleks, et äkki ei kukub välja. Ai, see olegi see tul. Ma ei teagi. Imelik folda. Ei, see on kindlalt call. Alati. Nii. Ma tahtsin 13-6, et suhteliselt tight range. No ma koolin ühe tänava ja foldin turni, ma arvan, kui tuleb otsustab edasi pärjada. Ma foldin ära. Potspet. Ma ei tea, kas see muidugi hea plaan, aga... Petime. Tšekime. Tšekime. Okei. Väga hea. Väga hea. Vaata, kust vist ajutselt on. No easy bet siukse venna vastu. Ma eeldan, et ta on see vend või? Ei, see on mina. Ma arvan, et see on see, et ühtegi kätt pole olnud, ta istus just lauda vist. No, ma ei tea siis. Marcheck on fine, bet on fine, mõlemad on fine. Marcheckiks seda saab flopi vist isegi poti ässa pärast. Noh, tehti lihtsaks õnneks. Pilbasteks. See on see haad on imelik. Ma arvan, et see 3 betti seda kätt seal. Aga sul on mõte koolida seal. Sul Equil läheb on või? Ma ei tea, kas sa esimest sessi nägid, kui ma Rainiga rääksin. Ei, ma ei jõudnud esimeseks. Sul Equil läheb on või flop silla või? Jah. No, ma seletan siis uuesti. Kumba? Vahet ei ole, tõmba Equil läheb, siis mõlemad sobivad. Palju tahab sealt? Praegu 33. No tõmba lahti korra see, kus need käed on kõik. Noh, ja vaata, kus sinu 7-2 suitid on. Ei, siit, ei. Siin. Ja vaata lihtsalt. Noh, kas tahad mängida seda kätt nende kätte vastu või? No mõtle, kui sa koolid lihtsalt. Tahaksid mängida või? Way behind tema range'ist. Ja kui sa otsustad 3 bettida, siis mõtle, mis ta teeb kõikide nende kättega siin.
nende kätega. Isegi kui ta preflop otsustab koolida, et tal on postflop nii raske sul nagu sinu vastu mängides. aga okei, aga näiteks kui mul oleks, ma ei tea, siin... No valis käsis. No, poiss 6 on täpselt sama, mis 7-2 ju. Ühtegi poissi kõik, mis jäävad range'ist väljas, et nõrgemaks tema range'ist, siis oleks mõtteks 3 bettida. Jah, kassust, jah. Jah, selle loogika, jah. Head käed, mida flattida nagu 100% oleks nagu siiani ja siiani. No need käed. S9, S8 flattiks ka. Ja no suited S-ad ka flattiks kõik, sellest, et ma ei taha võistida nagu 3 betiga ühtegi suited S-a. Me saame nagu agressiivselt mängida post-flop, check race'ida ja pärelduda ja... Ma arvan, et tal see range on ikka natukene teistsugune. Et tal võtaks need kunnid, suitekunid välja, paneks neid vaata juurde otsa vaata ja siit natuke kinni. Ja no jaa, aga lihtsalt see selleks... Natukene muutub vaata. Ja üldine pilt nagu. Kuidas on ikka 7-2 on ikka siin. Ei, seda 7-8 ei muuda, aga mingid asjad teeb paremaks. Ma ei tea, mingi 9-6-ide koolimine, ma ei tea, poiss 9 offi või... No mingi siukse asjaga kõik koolid võib, jah? No need on ka siukse borderline'id, et need käed ma ka pigem 3 betiks juba siukse range'i vastu. No need 3 kätt näiteks või 3 betiks juba. Aga need ma kindlasti flatiksin. No kui ta avab siit 9-6 suited ja siuksed asju ka, et nagu... Siis on nagu 9 domineeriv rohkem. Siis kooliks kindlasti neid juba. Vaata neid 3 betiksid kuni 9, mand 9, poiss 9. Noh, vaata alati selle järgi, et nagu kui sa vaatad mingit range'i, et nagu, kui sa, kas sa nagu domineerid midagi, et kas sa tahad nagu selle käega minna flopile selle range'i vastu, millega ta avab nagu. Kui sul on näiteks muid poiss suited, siis ma loodan, et sa ütled, et sa muidugi tahad minna flopile muid poiss suitediga siukeste kätte vastu. Tal on kõik sitemad mutid sees, kõik sitemad poisid on tal sees veel. No see on juba normaalne käsi, mida flattida, see on suitjad ka veel. Aga premium käed? No need obviously 3 betime, sellest, et... Need 3 betime. Ja sellepärast ma tahamegi mingid bluffe ka nagu nii-öelda lisada sinna. Lisakski mingid siuksed käed, millega ma ei taha koolida. Okei, see on nagu ekstreemne näide, aga lihtsalt no mõnikord ei ole mingid väga häid käsi, millega 3 betis. Sa pead nagu lihtsalt teppima sellega, mis on. 3 betiks näiteks siukest kätt, mingit siukest kätt, mingit siukest kätt, 9-6 suited isegi ja mingi poiss 6 suited ja mingi mutt 5 suited ja mingid siuksed käed võtaks 3 bet range'i lihtsalt. Mingi väga ulme lihtsalt pole võtta 3 betis, sest lihtsalt nagu rohkem bluffidele nagu suunatud, aga lihtsalt, et nagu dünaamika pealt ja gameflow pealt, et kui mingi vend ikka mõni turniir avab ikka mingi 40-50%, siis aga üldiselt tahab 33%, siis nagu dünaamika järgi saad otsustada. Et kas ta nagu praegu tavab veits rohkem või tavab veits nagu taidimad, sellepärast äkki Patton vaatan siuke vend nagu 72-9. Siis ma praegu just vaatasin seda, et siis ta võib-olla ei avagi siit nagu 30, või ta avab ikka tegelikult siukses käisid. Aga näiteks Patton oleks mingi tight vend ja small blind oleks tight vend, siis ma arvan, et tavaks mingi, ma ei tea, 50%, 60%. Ma arvan, et tavaks kõike suited neid käsisid ja kõike kunne ja mingid siukseid käsi avaksid. Mingid mutt 8 ja mingi kunn 7 ja poiss 8 ja kõik aga ma ei saa hakata ju kõiki käsi 3 bettima, mis tema range'ist nagu maha jääb. Ei, sa ei peagi 3 bettima kõiki käsi, sa võid lihtsalt foldida mõnikord defendid ja calling range on ka ikka sul olemas ju selles mõttes, sa koolid ikka ja mingid kõikide suitide asjadega kunn 9, no kunn 8 isegi kooliks juba ja S8, S7 kooliks. Aga lihtsalt, et sellest range'i nagu bottomist näiteks, kui sul on mingi, ma ei tea 8-4 suited enne. Ütlevad, sul on 8-4 suited, siis vaatad, okei, see on päris hea käsi, tundub enne. Aga see on lihtsalt preflop nagu. Kui sa otsustad koolida, no okei, lähed equity't realiseerima, aga selles ei ole midagi halba. Aga lihtsalt ma arvan, et sa võidad boti palju tihedamini siis, kui sa otsustad siuksed käed nagu enda 3-bet bluff range'i panna. Sinu vastu on nagu siis päris keeruline mängida ka, kui sa 3-betid big blind ja small blind päris palju nagu wide open in range. Inimesed peavad hakkama 4 bettima, siin peavad hakkama koolima ja mingid siuksed loose spot'e võtta, näiteks nad koolivad mingi, ma ei tea, defendivad näiteks, ma ei tea, S8 offi või S8 suitid, defendivad su vastu ja saavad S-ale pihta ja sa otsustab 3 pärelda näiteks.
no mis nad teevad, kui sul S8 on selle board on mingi S-Boys, mingi 4, 5 ja ma ei tea, mingi 7 ja sa paned 3 tänavat ja tal on mingi S8. Ma arvan, et ei ole väga hea meel seal. Aga ma ei saanud tervet seda kõiki neid ka 3-bet range'i nüüd panna, kõiki neid suutid äände. Ai, muidugi ei pane. Mõned fold'i ka. Vahepeal on fold'id ja... No, aga lihtsalt ma arvan, et see nagu EV on nagu suurem sellega, kui 3-betid neid käsi. Nagu teatud mängijate vastu, kes saavad palju, kes neil pole lihtsalt seda jõud, et defendida saavad. Aga siit need offsuit'id, need on kõik siit fold'id? Ja neil paar teil ei ole nagu mingit väärtust väga, et nagu mulle meeldib rohkem suitjaid käsi 3-bette, sest ma saan agressiivsemalt pärreldada ja ma saan turni rohkem equity pikkida, ma saan double pärreldada rohkem ja ma saan triple pärreldada. Aga off-suitiga ma ei saa nagu, alati saab, aga siis ma nagu airballin päris tihti seal. Aga kui ma suitjaid käsi 3-betin, siis ma saan nagu alati floppi bettida. Kui turni tuleb hea kaart, ma saan alati turni bettida, kui ma tahan. Et nagu mul on palju rohkem võimalusi suitjaid käsi mängida kui off-suit käsi. Kui make ib sense'i. Sest kui Eman 4 on mul big blindi peal, et siis ma vahest võin flatida, vahest võin 3-bettides. No ma ikka 3-betiks siukse range'i vastu. Aga no 3% suht aus range, ma arvan, Buttonit kui tavab, siis tavab mingi 65%. 60, noh. 60. Et siis siin juba flatiks, Emand 6, Emand 5. Ja Emand 6 juba flatiks. Ja sellest, et tal on need mutid sees, siis tal on need kõik uued sees. No, ja kõik need siin juba 3-betiks, mis siin nüüd välja jäid need. No jah, kui sa tahad nagu mega hyper-agressive olla, siis sa võid neid 3-betida ka muidugi. No siuksed käed ma kindlasti 3-betiks näiteks. Siuksed käed. Siuksed ja siuksed ja siuksed ja... Need oleks kindlasti minu... Okei, 9-4 oleks, aga 8-4, 7-4, 7-3, 6-3, 5-3, 4-3. Need ma kindlasti 100% 3-betiks alati. Sellest, et ta ei saa lihtsalt jätkata. Aga 6-2, 7-2 need siis foldid? Sa võid neid ka 3-betti muidugi, sellest, et no mis ta teeb seal, kui tal on mingi mutt 7 off või ma ei tea, kunn 6 off või isegi poissi 5 suitid, mis ta teeb seal, siis koolib su 3-betti, mis ta üritab saavutada sellega. Ta foldib seal lihtsalt nii palju ära kohe. Ja kui inimesed nagu, kui sa regude vastu 3-betti hästi palju, siis nagu mingi Q2 pärast ma arvan, et see range ei ole 60% enam, vaid see range on mingi 30%, mis nad avavad sinusse, sest nad ei stiili kasut enam. Sest nad teavad, nad peavad spotte mängida, sa defendid, sa 3-betid, sa pärreldad. Kes sa tahab siukse venna vastu mängides? Ei taha ju. Aga kui sa koolid hästi palju ja nad saavad in-position botti mängida, no see ongi see, mis nad tahavad. Nad tahavad sellist post-flop boti kätte võtta siis, ära võtta. Okei. Ma ütlen, et ära hakka nüüd pärreldama, et hakka nüüd räigelt 3-bettima ja pärreldama, aga lihtsalt nagu teatud vastast vastu, nagu tema vastu, kes suudab foldida ka ja ta ei kooli seal mingi mutt 7 offiga su 3-betti näiteks, aga no mingi venna vastu, kes mängib 7-2-9, siis siukest enda pole mõtet puffida nagu. Nende vendade vastu, kui sul on 5-3 suited või 7-4 suited, et nende vendade vastu mine lihtsalt equity't realiseerima. No nende vendade vastu ma ei 3-betikski üldse siukest junki. Nende vendade vastu ma lihtsalt läheks equity't realiseerima, aga näiteks tema vastu ma kindlasti 3-betiks juba neid käsi, nagu ma ütlesin. Sest et ma tean, et ta ei saa lihtsalt jätkata ja ma võidan selle boti palju tihedamini ära. Aga kui min reisitakse, siis peaks kõiki käsi koolima ja ei ole. Pootsid on nii head. No need on pre-flop pootsid. Peaaegu. No need on pre-flop pootsid, ju sa alati face'id ju post-flop ka pette veel. Seepärast ma saangi väga tihti kunagi aru, et okei, mul on pre-flop pootsid ja ma panen selle ühe BB sisse veel. Aga mis post-flop saama hakkab, selle asemel, et 1 BB kaotada, sa kaotad suht tihti 2 BB-d. Ei, no sa pead ära realiseerima, vaata need otsid. Ma tean, aga sa ei saa realiseerida, kui sul võetakse realiseerimisvõimalus ära ja sul petitakse maha käärad. Siis on muidugi teine, siis need lähevad maha sult, vaata. Et sa peadki suutma ära realiseerida 20%, kui sul on... Ja mõtlengi, aga ma arvan, et see on päris tihti suht keeruline, eriti nagu... Hea mängi vastu ongi keeruline, aga siis ei tasu, siis ei peagi nagu kõike defendima. Hea mängi vastu. Et põhimõtteliselt need siin kehvad off-suitid on foldid min reisile ka. Kui on halb mängi vastas, siis ma... Ei, no kui on mul vastas mingi tükke, keda on nagu lihtne ära kasutada, siis ma ikka defendin. Ma mängin postile. Aga kui on vastas pilvasteks, siis ma ei tea,
võin ära visata lihtsalt, jah. Pole vaja siis nagu. Ma arvan ka. No, foldi ära juba. Ta on suht tihti 10 X-el. Aga kas ta 10 X jäi? Võiks ju bettida flopist. Ta võiks muidugi, aga ma arvan, et tšekkida ka avalt seda bot kontrollib. Kui tšekkida, siis ta ei beti 10 X-i. Ma arvan, et üldse peaksid liidima. Aga ma ei usu, et ta foldib või tähendab koolib, kui ta, noh, mida ta piidib sellist. Sa check koolides liidid riverit, et repid pastab fast roll. Ma ei tea. No ta ei kooli, ma arvan, niikuinii, aga ega see checkimine on ka mõttetu, ma arvan, sest et ta ei beti niikuinii seda, ma arvan, et sa pead bettima ikka. Okei. Oleks suure riveri või paneks? Ma ei tea. No sellest ma ei tea. Ma ei mängi seda kätt niimoodi, sellepärast ma ei oskagi öelda. Sul ei ole bluffe lihtsalt siin range'is ju. Ei ole muidugi. Siukse liiniga, sul ei ole bluffe ju. Vahet ei ole, mis sa petid. Sul pahaks 5 sotti või 7 sotti, et ära kooliks 10 X-iga. Noh, kui jah, nii palju. Mõned lähevad ikka, isegi kui sul ei ole seal bluffe, siis mõned nagu ei saa sellest aru ikka. Ja koolivad. Maano. Suurem beti samamoodi. Ei tea. Jah, aga need vennad, kes niimoodi mängivad, need ei tšeki ka 10 selle maal. Jah, seda küll. Et jah, kui ma enda mikrofoni korda saan, siis ma saan selle webinariga lõpuks ära tehtud. Saan ära salvestada ja saate. Ma praegu jama praegu. Koolime. Aga miks 3 betida nüüd seda top range ei taha? No 200 BB tiipi, ta ei foldi midagi selle ja... Me tahame kõik ta sitemad käed sees hoida ja me tahame nii palju käsi flättida selle. Ma arvan, et see kooli EV on palju suurem kui 3 beti EV. Okei, ta koolib meie 3 beti, me võidame tonni enne. Aga kui me koolime preflop 300, me hoiame kõik ta sitemad flashtrot sees, sitemad ässad, sitemad kunnid, me võime võita tonni asemel mingi 3 tonni. Ja pluss veel me ei lase nagu... No floatida mingitel boardidel, me ei check foldi board'e, me saame alati kõiki board'e check koolida. Isegi 5, 6, 7 board'i ühe ristiga me saame check koolida alati. Jah. Aga jah. Checkime, laseme tal bettida, eks? Muidugi checkime, me koolisime, me ei pea midagi tegema siin. Oot, et checkis järgi. Käppis oma range ära. 9 ma ei usu tuleb, ma ei karda seda. Ma arvan, beti 550 siin. Et roodelt. Ta võib S-X-iga lihtsalt checkbackida. Ta võib expectida, et kui meil on mingi kunn poiss, kunn mutt, et tal pole mõtet C-bettida, et me foldime niikuinii C-beti peal ära, et ta võib enda mingi sitt assaga järgi checkida seal topis. Vahet üle, me respetime for value. Ma arvan, petime suuremalt, sellest ta calling range ei sõltu sellest niikuinii, kui ta koolib, siis ta koolib niikuinii ja kui tuleks flash draw, siis ta petiks flop ise juba. Ja kui tuleb mingi showdown value käsi, siis ta koolib suurem beti ka ära. Ja ma arvan, suurem näeb... Suurem näeb nagu parem välja ka, nagu käe mõttes. 350 näeb täpselt siuke value välja, et sul on käes 10 poiss. Aga 550 part on parem. Siukse efektiviga sa võid igast asju koolida. 6-8 suiteid ja... Okei, ma muidugi neid käed 3 petiks, aga võib-olla tema ei expecti seda. Aga nüüd ta tegi mulle re-raisi. Koolime? Imelik. No võib-olla teeb seda ma ei usu, et S-poissi S-mutti isegi tšekib seal, ma ei tea, mis ta teeb seal. No ma koolin, ma olen uudisimu ikka koolin riveri ka tõenäoliselt. Ai, karvane sais raisk, ma ei tea. Kas tahad koolida seal? Ma ei usu, et ta bluffib seal. Kas ta S-emand, S-poiss, S10 ei saa... Ta ei mängi kunagi niimoodi neid käsi.
ta petib alati floppi nendega või kui ta ei peti, siis ta koolib lihtsalt. Ma ei tea. No kui ta on okei mängija, siis ta ei bluffi seal kunagi. Ja ühtegi sitemat kätt tal for value ka ei ole, nii et ma ei näe, et ta bluffib seal. Põhimõtteliselt peaks foldima ära selle peale juba. Ma arvan küll. Aga ta tegigi re-raisist, et ta ei näe, et ma ässasin hakkaks foldima, kui mul ta on ja... Jaa, aga mulle meeldis 9-8 checks, ma arvan, et see on mistake ka tema poolt kindlalt. Ma arvan, su käsi vajab protectionit ja sa saad pärreldada mingit törne veel ja sa võid mingi perceive nõrga ässab, et ta su maha saada veel tulevikus. Ja sa ei taha törnis mingit emandat kunni või poissi näha või 10 näha seal. Mul nüüd tema poolt üldse see play ei meeldi. Et see check flop, see on täiesti mõttetu minu arust. Ma arvan, et see on mistake juba see. Ja ma arvan, et sinu mistake oli riveri call lihtsalt. Ma ei tea, all in. 32 PB-d. Jah. Mis teha saad selles? Late position avang, mis teed selles? Mis su plaan on? 3 bettid, et ta mingid poiss 10 ja kunn poisid kooliks enda või sisse paneks või? Või koolida ja siis check fold ja hästi palju floppe? Flopist on üldse paha edasi mängida siin auto position. Ma mõtlengi, väiks paarid pa sisse. All in kohe ära. Mis hetkes see piir tuleb, kui suure stackiga niivisi teha võib? No ma panen kuni 40 PB-d panen sisse mingi vendade vastu, kes varastavad. Praegu saad sa põhimõtteliselt saad enda seetuma inimese otsik kätte, aga see ongi niuke piiripealne. Väga. No mina panen sisse. Siis sa kaotad spoti põhimõtteliselt iga kord ära, kui sa seti ei floppa või... Aga sa võidad alati 25 100. Praegu lähed lihtsalt setma, on ju. Ja kui ta koolib, ta ei kooli kunagi sind S10-ga, ta koolib sind S-kunniga seal ja mingid 9 pluss. Ja kui ta koolibki mingi kunn poisi või mingi asja, kes no vahet ei ole, siis flippad. Aga ma arvan, ta foldib vist nii palju ja sa võtab pre selle poti maha juba ja lähed eluga edasi. Ja ta 7-8 foldiks ära. Ja ma ei tea, kas ta neid foldib, aga lihtsalt kui ta need käed on, siis okei, whatever. No, kui ta koolib ja tal on need käed, see on cooler anyway. Aga ma arvan, et sinu nagu optimaalne liin, kuidas seda kätt nagu best way mängida on jammida lihtsalt. Väiksed paarid out of position, late position stiili vastu. Isegi kui teab, et sa jammid seal mingit väikseid paari asju, siis tal on mingi poiss, tal on mingi kunn 10 off seal, noh. Ta vaatab, tal on 30 PB, no kas ta tahab selle koolida või keegi ei taha koolida. Siis mõtlesin, vist tegin, ei teinud. Siin võib-olla check race'i võiks teha. Muidugi check race ja Kedid ilmselt, et nii palju halbu törne on tulemas ja sul on hetkel most likely on best stand ja kui ei ole, siis vahet ei ole nii käest enam minema ei saa, et sul pole mõtet on lasta equity't realiseerida. Ja. No nüüd enam ei check race'i nüüd koolimisest. No ongi tobe enam lõpuks. Ma ei tea, ma kooliks maha just. Mis asja, petib 2200, siis petib 4000, siis järsku 9 tuleks juba pool inni. S3 või? Ma ei tea, ma koolib maha. Ma olen station. Aga ma ei taha, ma tahaks sellepärast pre-jammida ka juba, et siuksed spotte vältida ka. Mis vend saab sealt? Ma tea, üks käsi ainult. Okei. No siin tonkaks kohe 18 kilo välja ja mängiks siin on üks vend veel, okei. Ja 2 vahet oli ikka tonkaks välja 18 kilo kohe siin, kui see vend tšekib.
oodan, et tšekki, petiks kohe 18 kilo ja mängiks täkkidele. Ma ei tea, tšekk on nii halb siin minu arust. Sellest alati ei pruugi siibette seda board'i ja siis läheb tšekk. Kui sa liidid 18 kilo, siis sa foldid kohe kõik mingid ace-side või kunn mutid ja siuksed asjad välja kohe. Ja isegi kui tal on mingi asi seal, mis on nagu, ma ei tea, S9 või kunn 9 või okei, worst case stsenaari, kui tal on seal mingi, ma ei tea, pocket 10 või. Ma ei tea, mis see worst case stsenaari on seal. Et kui, okei, pocket 10 jääb mingi pocket poisid. Ma ei tea, mis see worst case stsenaari on. Igastahes, jah. Kui tal on mingi väga tugev käsi seal, siis no vahet ei ole, meil on efektiv on nii väike, meil on vähem kui kaks potsast beti järgi. Ja me foldime nii palju asju kohe välja, mis on nagu equitiga meie käe vastu. Kui me ei improve'i, siis ta võidab high card'iga lihtsalt. Ja paar check on halb siin. Aga nüüd, kui ta juba petis check raise? Muidugi. On jah? Muidugi. Aga lihtsalt check reisi see nagu halb osa on see ka, et kui ta otsustab pettida mingi 18 kilo ja siis sa jammid mingi 44 kilo ja siis tal on mingi S-poiss ärtud seal näiteks. Siis ta mõtleb, et on committed juba ja siis ta koolib ära sind ja siis ta võidab high card'iga. Okei. No see on ka halb nagu variant. Või isegi kui ta pettib seal kunn poissi näiteks otsustab pettida 18-19 kilo ja siis ta vaatab, et sa lähed all inni sama palju veel, siis ta koolib ära lihtsalt. Tal on nii head old siin. Jah. No tonn 300 kohe. See ei ole nagu väga hea kaart, mida post-flop mängida, et... See limpa weak lihtsalt, me attackime ta nõrka limpi range'i. Ta limp on nõrk lihtsalt ja me ründame seda kohe. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Ma ei tea, reis. Foldiks ära vist või? Ma ei tea. Miks ta all inni peaks panema seal reis? Pocket ässad või? Ma ei tea. Tõesti pekkis. Mis ta all inni peaks panema? Nagu limbib ja siis... Hakkab raiuma. Jah. Seda ma ei tea, ma tahaks ära koolida vist isegi. Kas ta arvab, mul ässa ei ole, ässaga ma oleks tõstnud. Sul ongi 10 seal. Kus päreldama. Pocket 4 võib-olla, ma ei tea. Ma ei tea, 40 PB-d vahet ole, sest foldin ära ja võtan järgmise spoti. Okei. Jah? Aa, okei, see oligi viimane. Jah, Mart, see on... Võib-olla see on fold võib-olla isegi ei ole või? Mis? 12 PB... UTG jammis või? Jah. Ei, siis on jah, ma arvan küll. Peaks fine olema. Ei, ma arvan, et siis peaks foldima. Fold olema? Ma arvan küll, kui ta UTG jammib. Ei, sina, tema jammisin. Sina jammisid, ma mõtlesin... Jaa. Siis on, ma arvan, normaalne jam, jah. Jah, ma mõtlesin, et sa oled big lanti veel UTG jammi, siis koolisid ära. Ma ei näinud. See on reg speed või turbo või? See oli 2-eurone... Turbo. Või see on see, tähendab... Regular vist. Regular speed. Ei, ARC näitab kindlalt kasutus. Okei. See poiss 9 suitjad, et isegi jammides. Jah. No off-suiti jammi kindlasti. Jah. Ma ei tea, ja ma ise panen sisse ikka, aga ma ei tea, ma lihtsalt kogu aeg olen käe otsas, kui ma panen, nii et... Ma ei tea. Muid poisiga saab hästi igast asju flopata, ridu ja mast ja... Ja ma tõmban ikka tavalist ära. Ma selle peal rohkem väljas. Okei, see oli viimane käsi. Jah. Suur aitäh!
GG